Ja järgmisena siis palun siin ette Jaanika, kes räägib sellest, mida kõike põnevat ta nägi ja tegi Mehhikos. Arriba! Ja, oi, tahan siia polles. Ütlen siis gracias ka Madisele, et siis aitäh hispaania keeles. Et kui kõigil teistel siin on selline vabatahtliku tööga seotud selline maailma parandamismõte ja niimoodi siis, kui mina Mehhikole hakkasin mõtlema, minul sellist asja üldse ei olnud. Et ma käisin alles 12. klassis, gümnaasiumi viimane aasta ja oligi niimoodi, et ühel õhtul, isegi kuupäev on siiamaani meeles, 25. veebruar 2009, ma hakkasin mõtlema, et kas ma tahan pärast gümnaasiumi kohe edasi minna õppima. Et ma olen juba 12 aastat koolis käinud, mida siis ette võtta. Ja kuna mu üks suur armastus oli ka hispaania keel, lisaks kõigele, tahtsin kogemust ka juurde saada, et siis ma panin Google'isse vabatahtlikuna Mehhikos ja leidsin ühe laheda blogi ja mõtlesin, et aga äkki olen mina ka see järgmine, kes võiks minna. Et selles mõttes, kuigi jah, alguses ma ei rääkinud mitte kellelegi oma ideest ka, et mõtlesin, et äkki ei rahastata projekti, et kas ma üldse nagu saan. Ja võtsin siis ühendust just nimelt STS-iga, mida ka Anna mainis, üks organisatsioon, saatevorganisatsioon. Ja kirjutasingi, et tahaksin minna vabatahtlikuks ja just ütlesingi ka, et kui võimaluse korral siis just ka hispaania keelsesse riiki, et eriti Mehhikosse. Ja mulle öeldi ka, et see on väga pikaajaline projekt, et peab nagu kirjutama, et Euroopasse saada on palju lihtsam, aga ma ütlesin, et ma tahan ikkagi kaugemale kogemust juurde ja siis hakkasimegi seda asja ajama. Ja kirjutasime projekti, 1. juuni oli tähtaeg ja vastust oli 30. september 2009 ja see oli jaatav. Ma olin tol hetkel just Prantsusmaal lapsehoidja ja siis sain teada, et ma pean 6 päeva pärast Eestis olema, et mul on konverents ja muidugi ma oleksin kas või kohe tagasi tulnud, kui oleks vaja olnud, et siis jaanuaris minna. Et minu projektis siis jah, et jõudsin ma siis Mehhikosse 13. jaanuaril 2010 ja kõigepealt ma elasin 12 päeva host perekonnas, aga siis kolisin ka oma projekti juurde. Selle projekti nimi on siis Hipoterac, asub ta Atlisco lähedal, mis on Puebla maakonna juures ja pealinnast Mexico City's siis umbes 3 tunni kaugusel. Jah, niimoodi. Et hispaaniakeelne nimi on siis Instituto Poblano de Readaptación Social, mis siis eesti keeles tuleks, et sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus. Päris täpselt ei annagi seda tõlkida. Et kõik seal lapsed, kes seal töötasid, olid vanuses 7–20. Muidugi alguses oli raske ka, et ma teadsin, et mul saab olema päris tihe päevagraafik ka, millest ma varsti teile räägin. Ja siis ruumi kokku oli minu projektis 72 lapsele. Vanuseliselt paigutatud siis kuud erinevasse majja, pühakute järgi, kõik mehhiklased ju väga usklikud ka. Ja mina ise sain tööle San Paulo majja, kus elasid lapsed, kõik poisid siis, vanuses 10–14. Et selles mõttes alguses oli mul ka selles hea, kuna oli teine vabatahtlik ka juures Saksamaalt, et oli seal juba 4 kuud olnud, et siis ma ei olnud uus, et ta seletas, kui tema sinna alguses läks, ta ei osanud üldse hispaania keelt. Mina juba natuke oskasin, et selles mõttes, kuigi need lapsed rääkisid hästi palju slängi ka seal. Ja minu projekti peamised tulud siis tulenesidki juustutehasest ja seebivabrikust, mida nad siis ise seal ajasid, et näiteks seesama juust, mis seal tehti, võitis ka Šveitsi konkursil 2. koha, et šveitslastega võistelda juustu puhul on päris hea tulemus. Et alguses ma ikka kartsin väga nende lastega, ma polnud üldse kokku puutunud ka, aga sain, kohe läksin, siis juhendaja tuli kohe juurde, et ma olen su juhendaja, et ma nii palju oskasin hispaania keelt ka, et selles mõttes oli väga hea, et ma olin gümnaasiumis õppinud seda. Ja siin ongi siis kõik meie lapsed, ka siiamaani on mul nimed kõik meeles, üks päev proovisin, et üks nimi ei tulnud meelde, et siis oli küll natuke juba 2 kuud on möödas selles mõttes ka, et see on just tehtud enne äraminekut selline. Siiamaani nostalgia tuleb peale, kui mõtlen. Et jah, siin on jah, need kõik ja see väike pisike naine, seal on mu juhendaja, et selles mõttes ka. Siis veel üks pilt siin.
Et minu projektist endast, et need lapsed, kes seal siis kõik elasid, on siis kas ilma vanemateta, kas tulevad väga rasketest oludest või siis vanemad on surnud või on kuritarvitatud. Et selles mõttes ka hästi kurvad minevikulood, et kui seal õhtusöögilauas kõik sõime koos ja mõned rääkisid, siis tuli küll pisar silma, et täiesti väga mõjutus, et polnud kunagi kokku puutunudki sellise asjaga. Et jah. Siis näiteks siin ka, see on siis õppimine meil seal, selline laud oli ilusti. Siin siis lapsed niisama, et päevaplaan oligi siis selline, et lõunapoolikul oli see õppimise asi, kõik istusime koos, vabatahtlikud ka. Mina üritasin siis hispaania keeles aidata, kuigi jah, mu hispaania keel arenes ka tänu sellele, et matemaatikas ma ei olnud eriti tugev isegi nende lastega, et jah. Et siin päeval, kui lapsed olid koolis, töötasin ma siis köögis, nagu siit ka näha, et seal puhastan riisi ja siin tõstan suppi toidunõudes, et kui jah, et ei olnud päris need, kui lapsed läksid kooli, siis meie ikkagi vabatahtlikud, kõigil oli siis oma tööülesannet, mõni töötas siis kas pesulas seal kõik, pani kõik pesuriided pesumasinasse, mina siis töötasin köögis, samal ajal kui lapsed koolis. Selles mõttes oli hästi tihe projekt ka, et äratus oli hommikul kell 5. Siis mina pidin panema toidu lastele lauale. Need olid tavaliselt helbed, et midagi sellist süüa ise ei pidanud tegema. Siis lapsed käisid duši jälle ära, sõime, läksid kooli, eraldi minibussiga neile tellitud kõik. Nad käisid seal lähedal, Atlisko linnas koolis oli umbes 10 minuti kaugus. Ja siis jah, et pärast siis oligi see köögitoimkond, lapsed tulid koolist, sõime, kodused ülesanded ja töötasime väljas ka, et iga selle vabatahtlik ülesanne oli ka pärast, kus lastega töötada, et näiteks mina seal lõikasin matšeetedega rohtu, kuigi ma ei osanud üldse, aga eks ma üritasin, lapsed ikka õpetasid ka ja siis harjaga pühkisin ka seal, et juba 7-aastased peavad seda tegema, et nende eesmärk ongi siis see, et lapsed, kes on ilma vanemateta, juba õpiksid varajasest lapsepõlvest peale, et töö ja kõik asjad käivad käsikäes, et muidugi selles mõttes ka. Et siin ongi näha see koolibuss, millega neid viidi siis kooli iga hommik ja siin me läksime kinno, see, kes seal seisab, on üks teine vabatahtlik Hispaaniast, kõik lapsed istuvad seal siis. Ja siin on ka kino näidati ka vabatahtlikele seal samas projekti juures või siis telekat ja siin on meie maja ees, teised vabatahtlikud, selline kollane maja, et 12 maja oli seal jah, siis et mina elasin siis São Paulo majas. Ja, et seal olid jah, ka need on siis need suuremad lapsed, et jah, need olid minu majas oli 10–14, aga seal on nad siis või kuni 20-aastaseni, et minu projekt üritas neid siis aidata, et nad saaksid edasi, kui nad gümnaasiumi lõpetavad ülikooli ja siis juba alguses rahaliselt ka aidata ja muidugi lõpus pidid nad ise siis hakkama saama, aga nad ikkagi kõik lapsed, kes on ära läinud, suhtlevad edasi ka mu projektiga. Eks muidugi on ka kurvemaid näiteid, et need lapsed, kes ise otsustasid ära minna, tahtsid siis kas tänaval ikka paremini, arvestad, et saavad hakkama. Ei tulnudki kunagi tagasi, et seda ka juhtus. Samas põgenema ei ole vist õige sõna, sest mu projektil uksed olid alati lahti, et kui lapsed ära läksid, polnud midagi teha. Kurb oli, aga enamasti tuldi alati tagasi selles mõttes. Et siin ka üks pilt. Ja jah, et siiamaani, kui ma mõtlen nendele lastele ja oma projektile, siis tuleb selline soe tunne sisse, et ma ei oskagi seda kirjeldada. Et alguses, kui ma läksin, eks hirmud olid ikka, et äkki ei saa aru või kõik on poisid ka, ma teadsin oma plaani või päevakava juba ette, et kell 5 äratus ja ma ei tea, et äkki ei õnnestu. Aga jah, mida aeg edasi, seda raskem oli äraminekul üldse mõeldagi. Et alguses tundus, 1 kuu läks mööda, et 5 kuud ju veel ees, aga see läks nii kiiresti see aeg ja üldse, jah, vist välismaal lähebki kiiremini, et kui jah, et see on siis see maja, kus São Paulo maja, 12 last ja siis mina töötasin ka selles grupis lastega, harjadega seal pühkisime, aitasime kaasa hipoteraki abistamisele ka. Siin on nad juuksuri järjekorras, iga 3 nädala tagant käis neil juuksur, tuldi suure bussiga mindi järgi juuksuritele, et nad ei pidanud ise kuhugi minema, et kõik tuli kohale ja see on see sissekäik siis mu projekti, et ta läks nagu niimoodi teelt, pidi sisse sõitma. Et õhtul oli seal päris pime, selles mõttes, et vabatahtlike vaba aeg algas õhtul kell 9, aga kuna linn oli
noh, 10 minuti kaugusel küll minna kombiga, et see on selline väike autobussi moodi asi, siis tavaliselt ikkagi nädalavahetusel tehti seda, et vaba aeg oli reedest pühapäevani. Siin on ka siis laste pilt. Et jah, see on siiamaani see kogemus, et ma ei tea, ma muutun nii emotsionaalseks, kui ma sellest räägin, ma ei tea, kas see on hea või halb, aga äraminekupäev oli jah kõige raskem üldse. Et pisaraid valasin juba 3 nädalat enne seda ja siis minekupäeval veel rohkem ka. Aga siis ka Mehhiko nii-öelda kultuurist ja eluolust, et siin on üks külapidu, kus siis jah, lapsed käisid seal samas külas ka koolis ja siis üks reede õhtu oli seal pidu, otsustasin teiste vabatahtlikega ka sinna minna. Et selline pilt siis sellest ka. Siin ma õppisin hispaania keelt alguses, kui ma elasin host perekonnas, et siin ei ole eriti küll näha, aga seal on selline, olin ainuke õpilane, esimesed 12 päeva elasin siis jah perekonnas ja siis kolisin alles projekti juurde. Et mõned elavad terve aja perekonnas, aga minul oli nii, et projekti juures elamine. Ja siin on ka siis selline Mehhiko kultuur üldse ja need inimesed, et seal mul jäi see hilinemiskomme ka väga külge. Et ma olen tavaliselt hästi täpne inimene olnud. Nagu ma tulin Eestisse tagasi, ma esimese korraga juba pidin sõbrannaga kokku saama, jäin pool tundi hiljaks. Siis öeldi kohe, et no jah, mis seal ikka siis. Et nüüd ma olen selle täpsuse tagasi saanud, juba möödas ka üle 2 kuu. Ja et eks see on lapsed seal ise ka hilinesid, näiteks kui pidi kuhugi tööle minema, no 5 minutit hiljaks. Alguses kui ma kööki pidin hommikul tööle minema, kui lapsed koolis olid, siis ma läksin ka ikka väga täpselt, vaatan kell 10, teisi vabatahtlik ei ole veel, nad olid juba kauem olnud, siis vaatan 10-15 ikka ei ole, 10-30 tulid siis esimesed, kell 10 algas töö, et selles mõttes jah, eks lõpus häirisin ise ka selle hilinemisega natuke ära, et see vist väga hea ei ole, aga et siin on ka Mehhiko toit siis, et projekti juures ise meil oli riis 2 korda päevas. See on selline hästi õline riis, et eks sellepärast ma seal võtsin 10 kilo juurde ka poole aastaga. Ja, et kui oleks aastaks jäänud, siis alguses oli isegi võimalus, et lähen aastaks, aga siis öeldi, et ikka kandideerime pooleks aastaks, siis oleks vist 12 kilo tulnud. Ja, et muidu jah, lastel oli riis, hommikuti oli helbed, päeval oli jah riis, alati selline hästi rasvane, et pandi õli mitu korda, et see kokateed ei tegi seal. Ja frijoles, mis on siis sellised oad tambitud, tuleb selline pruun mass, et see, mis ma seal söön, siin paistab nagu hamburgeri moodi, et selle nimi on siis torta, mis sinna pannakse vahele avokaadot, liha, kõike. Ja see terepood oli siis Pueblas üks kingapood, aga minul oli kohe nostalgia, kui seda pilti nägin. Et jah. Et minu projekt asuski sellise vulkaani lähedal, vulkaan Popocatépetl, mis on hetkel ka aktiivne, aga ta ei ole nüüd ikka päris kaua jah, ei ole purhanud, et selles mõttes keegi seal ei karda. Et raske keeruline nimi on ka vulkaanil, aga hästi ilus oli alati vaadata hommikuti kas või. Et selles mõttes küll. Ja Mehhiko selline mu seal linna Atlisco tänav, kus siis toimub vilgas elu ja turg ja seal on inimesed on nii teistmoodi, nii elavad, et see on lihtsalt uskumatu, et kui sa sinna lähed, siis kõik räägivad, minu puhul oli kohe aru saada, et ma olen välismaalt, enamasti kas üritati siis inglise keelega tulla rääkima vahel ka, kuigi ma juba oskasin hispaania keelt, et siis ma vahel isegi vihastasin selle peale, et miks te ei tule hispaania keeles, et ma nii fännasin hispaania, siiamaani fännan, et selline elu neil siis seal jah, turuelu ja iga laupäev oli minu linnas seal ka, kus ma elasin lillelaat, et mu linn ongi Atlisco, kus ma olin, ongi just lillede poolest kuulus, et alati hästi palju jah, lilli. Et siin on jah ka seesama linna ja siin on mu viimane äramineku aeg. Kui ma pidin ära minema, et hästi kurb oli, lastega oli ikka väga kurb hüvasti jätta. Et ei tahtnud üldse, et hakkasin majadega hüvasti jätma, läksin siis kõigepealt kõige suurematega hüvasti jätma, siis hakkasid juba pisarad voolama. Ja kui lõpuks oma majja läksin tagasi oma juhendajaga hüvasti jätsin, siis kõik ütlesid, et jah, et juba sa lähedki, et alles tulid ju. Ja ikka väga raske oli selles mõttes küll, et see Eestisse tagasi jõudmine oli ka hoopis, jõuad tagasi, et Eesti on ju nii vaikne ja enam polnud neid laps, kuigi alguses oli hea puhatud, käib kell 5 üles ärkama ega midagi.
aga ikkagi igatsus tuli väga suur peale ka, et selles mõttes hoopis teine elu, et ma alguses, kui ma ka läksin sinna, hakkasin mõtlema selle vabatahtlikuks minemise peale, siis ka eks mul oli hirm, et äkki ma ei saa hakkama. Et pole ju kunagi tegelenud sellega, olin ise veel nii noor ka, siiamaani olen, aga jah, kui minekuks siis läks ja ma oma päevakava nägin, mõtlesin ka, et vaba aega päevas oli vist mingi 4 tundi kokku ja et projekt 5 pidid üles ärkama ja siis kell 9 läksid lapsed magama, aga tavaliselt nädala sees ka sellist kuhugi linna peale või niimoodi ei läinud üldse, et vaba aeg oli reede õhtus kella 7, pühapäeva õhtu kella 7, et siis pidi tagasi tulema, et ei olnud nii esmaspäevast reedeni töötamist nagu mõnede vabatahtlike puhul või siis ka, et nagu ma kuulnud olen, et kell 3 olid mõned juba vabad oma projekti juures, mõni päev üldse vabad, mul oli hästi tihe, et ma olen muidu väga rahul ka, et kui oleks olnud palju vaba aega, siis võib-olla poleks seda kogemust saanud, et ma siiamaani mõtlen, et jah, et väga õnnelik, et selle tee ette võtsin, alguses tundus küll väga pikkasid kirjutav projekt, et polnud varem eluses mingit projekti isegi kirjutanud ja siis, et kas Euroopa Komisjon rahastab üldse ja kui see vastus siis lõpuks tuli, et jah, et rahastati, siis jah, ma kisasin ikka nii väga, kui ma seal samal ajal Prantsusmaal lapsehoidja olin. Et siis saabki varsti minna, et selline mõte, eks mu vanemad ka ikka väga kaartsid, et polnud ju nii kaua eemal olnud kunagi, kodust 3 kuud olin siis eemal, kui lapsehoidja olin. Kogu aeg lähevad sassi, aga võib-olla sellepärast, et see vabatahtlikkus on nii südames, et siis sellepärast tuleb see sõna. Et jah, et nii kaugele polnud ka läinud ja kõik teadsid, et ma olen suur hispaania keele huviline ja selles mõttes kõik soovisid ikka edu, et jah, et väga lahed ette võtsid, et see oli alati mu unistus oli minna Mehhikosse ka, aga midagi teistmoodi tegema, et mitte lihtsalt kuhugi kultuurireisile või niimoodi lühikeseks ajaks, et selles mõttes ja nende lastega ma siiamaani suhtlen, oma mäe lastega ma läbi interneti ei saa suhelda, sest neil ei ole meil ega midagi, seal olid 10–14-aastased lapsed, aga need suuremad siis noorukid siis juba, et nendega ikka räägin edasi, küsivad, kuidas mul läheb, et kas ma olen Eestiga juba ära harjunud. Et kõige naljakam situatsioon mul oligi see, et kui ma olin nädal aega olnud juba tööl ja siis üks minu maja laps ütles mul alati Estonia, mõtlesin, jah, et ta ei mäleta võib-olla, kus riigist ma olen, et see Eesti on nende jaoks täiesti tundmatu asi üldse. Ja siis lõpuks küsisin, et miks sa mulle kogu aeg niimoodi ütled, aga kas su nimi ei olegi siis Estonia? Ei, ma mõtlesin, et su nimi on Estonia, sa tuled riikist, mille nimi on Jaanika. Et öeldi siis niimoodi. Ja mind seal kutsuti Haanikaks, kuna Jott on seal võrdub Haana ja siis lühend nimi oli Haani, et kui ma siia tulin, keegi ei öelnudki enam Haanika, mõtlesin, ei tea, mis mu nimi on. Et jah, harjusin nii ära selle Haanikaga. Et nüüd muidugi olen jälle ära harjunud, et Jaanika olen. Et jah, et selle projekti juures oligi siis see ka, et kas lapsed, kes on pidanud väga rasketes oludes elama, et kas nad tahavad sellest välja tulla ka. Et see oli jah, nagu ma ütlesin, väravad ei olnud lukus, et kui ära läksid, tänavale läksid, siis muidugi oli kahju, selles mõttes muidugi, et kuidas nad ikka niimoodi otsustasid, aga mõned lihtsalt ei suutnud seda päevakava oli nende jaoks ka raske, et õppimine, siis väljas töö, koolis käimine, et seda vaba aega oli nende jaoks isegi väga vähe. Ma küll enda mõttekohaselt, et kui ma 7-aastane olen nagu nemad seal, kes juba peavad töötama, aga samas see annabki neile jõudu ka tulevuseks eluks. Et neid kurbi lugusid kuulata oli ikka ja vahel, et vanemaid ei ole ja maha jäetud ja et väga raske oli selles mõttes küll alguses ja üldse kogu aeg ka. Et neid uusi lapsi tuli, vahel oli meil isegi niimoodi meie mäes, et 12 kohta on laste jaoks ja ükskord oli 14 last, et siis 12 magasid madratsi peale, et ja kui mina jõudsin, siis oli vist 7 meie mäes, jah, et enamasti nad ei olnud ka kõik need kohad nii täis, aga vahepeal tuli see buum, siis toodi juurde, üks poiss tuli näiteks Nicaraguas pärit, oli 1,5 aastat elanud Mehhikos, et siis toodi sinna ka juurde juba ja jah, et see kogemus on jah midagi nii teistsugust, et jah, kui ma siiamaani mõtlen 2 aastat tagasi selle peale, et siis ma üldse ei olnud mõelnudki sellele, et ma käisin veel 12. klassis. Et jah, ma kindlasti soovitan seda kõigile teistele kuhugi. Ma ei
ei peagi just kaugemale minema, et see ei ole vist eesmärk ka, et lihtsalt, et need projektid on ju muidugi väga erinevad, et kellel on lastega seotud, kellel on kontoritööd, üks teine vabatahtlik, kes käis Ecuadoris, temal oli kontoritöö. Ja siis ta luges mu blogi ja ütles, et sul see päevakava seal tundub nii keeruline, et ma ei tea, kuidas ta hakkama saad. Et temal endal oli kontoritöö, talle alguses pakuti ka seda projekti, aga siis, kuna mina olin juba kandideerinud, ei tahetud nagu konkurendid olla, et kas Euroopa Komisjon rahastab siis mõlemat projekti just sinna. Et selles mõttes et siin ongi mu organisatsioon Mehhikos, et jätan hüvasti nendega seal, kes siis, nemad olid Puebla linnas minust umbes 50 minuti kaugusel. Et siis ka väga raske oli neist lahkuda, et nemad otsisid mulle projekti, et see oligi koostöös siis minu saatva organisatsiooniga, milleks oli STS ja vastuvõttev organisatsioon oli Sihuve. Et siiamaani toimib neil see koostöö, et kogu aeg on toimunud just Sihuve. Jah, et ma ise ei pidanud seda organisatsiooni otsima, et mulle öeldi kohe minu sellest saatvast organisatsioonist STS-ist, et meil on juba koostöö Sihuvega, et mitmed vabatahtlikud on juba läinud Eestist, ma olin vist 5. või 6. Jah, umbes jah, et selle ühe tüdruku bloki, ma suhtlen 2 ka, kes on käinud, ma kirjutasin neile ikka alguses, et kuidas ikka on ja milline see elu seal on ja kuigi neil olid erinevad projektid, aga riik oli sama, et mulle alguses pakuti ka pealinna projekti, aga ma võtsin ikkagi selle väiksema koha, et pealinn tundus selline, ma ei tea, suur kuidagi ja siis mõtlesin, ei, ma ikka võtan selle, et ei tea, kas siis oleks ka rahastatud, et see täiesti oleneb projektist ka, et mida just Euroopa Komisjon ka mõtleb. Et selles mõttes küll, et ma ise olen väga rahul selle valikuga ja kui ma hakkasin mõtlema sellele üldse, et ma lähen vabatahtlikuks, siis mu saatev organisatsioon pakkus mulle neid lendlehti ka, et mida ma hakkasin Tartus jagama vabatahtliku töö kohta. Ma ise ei olnud küll üldse siis kokku puutunud, aga juba selle ühe Ungari tüdrukuga, kes Eestis oli vabatahtlik, et hakkasime jagama neid lehti, et võiks minna siis kuhugi, et nad hakkaksid kandideerima. Ja et ma ise, ikka, ma ei tea, kuidagi emotsionaalne olen, kui sellele üldse mõtlen kõik poolel aastal, et see läks väga kiiresti. Et Eestis ei tundugi, et aeg võib nii kiiresti minna, aga seal see läks ikka kiiresti. Et üks teine saksa vabatahtlik, et enamasti minu projektiris on saksa vabatahtlikud, et kui me olime 8 siis 5 neist olid sakslased ja siis vahepeal oli selline tunne, et ärge rääkige saksa keeles, ma ei saa aru ju. Aga omavahel nad ikka rääkisid saksa keeles, eks ma oleks ka eesti keeles rääkinud, kui oleks kellega rääkida. Et siis nad ikka, kui ülejäänud, üks oli Hispaaniast ja siis oli Ameerika Ühendriikidest ka, kui meie olime ikka seltskonnas, siis nad rääkisid hispaania keeles, aga omavahel. Et minu projekti ajalugu ulatub siis juba 45 aasta taha ja 45 aastat on siis ja ma olen esimene inimene Eestist neil, kellega neil on kokkupuuteid seal projekti juures. Et jah, kui nad õppisid Euroopa kaartilapsed, siis kui nad Eesti üles leidsid, siis kas sa seal eladki või, et see on ju nii väike riik. Ja et tõesti, et kui neil seal pealinnas näiteks Mehhikos elab juba 23 miljonit ja meil üldse terves Eestis elab 1,4, et siis nende jaoks oli see, mulle alguses, kui mulle öeldi, et ma lähen elama ühe linna lähedale, kus elab 100 000 inimest, öeldi, et see on küll linn, aga siuke pisik, et pigem nagu küla. Ja mina mõtlesin, et Eestis ma elan Tartus, et see teine linn, et kuidas minu jaoks see vist ei ole eriti küla, aga neil on need asjad hoopis teistmoodi seal, et 100 000 inimesega linn on siuke väga pisike. Et pealinnas ma käisin tegelikult ainult ühe korra ja see oli meeletult suur ja see metroo seal, see oli kohutav, kuidas sinna üldse sisse minna, et ei ole niimoodi, et inimesed tulevad välja ja siis minnakse siis nagu tõugatakse niimoodi, et mul oli plätud pealas tollel hetkel ja mõtlesin, et seal ma küll ellu vist ei jää, aga siin ma olen. Et jah, et pidi niimoodi küünarnukkidega täiega nügima, et saaks sisse üldse metroosse. Seal on väga palju rahvast ja see oli ikka selline ekstreemne kogemus. Nemad on sellega muidugi harjunud, kes seal pealinnas elab. Aga minu väikses linnakeses, olid sellised kombid, mis on siis sellised väiksed bussid, meil nagu Marsa mõttes, et tulid iga 5 minuti taga, mingid ajagraafikuid ei olnud, läksid, tuli järgmine 5 minuti taga, enamasti oleneb ka, kuhu sa tahtsid sõita. Et selles mõttes, et siin ootad 20 minuti pärast tuleb, aga seal tulid kogu aeg. Ja see aeg mehhiklastel ei ole üldse oluline, et kui jääd 2 tundi hiljaks, on ka, ikkagi jõudsin ju, et see on nii harjumatu minu jaoks.
kes ma nii täpne olen olnud sinna minnes, ei olnud üldse see paberimajandus ka, et pidin saama oma vabatahtliku viisa juba mingi 6 aega hiljem pidin saama. Sain oma viisa 3 nädalat enne äraminekut. Jah, et nii kaua olin siis nagu turist. Jah, et see võtab seal aega, kõik see paberimajandus ja sellised asutused suletakse juba kell 1, kus saab ajada neid viisa asju ka. Et kui sa lähed pool 1 või nii, siis sa enam ei jõua ka. Ja nad on mehhiklased selles mõttes, aeg ei ole neile üldse oluline. Et täiesti uskumatu, kuidas see võib-olla ja see liikluskultuur ka seal, et siin on ikka täiesti väga rahulik võrreldes sellega, et kedagi autojuhti seal ei huvita, kui on roheline, et see on ikka aga sellega harjub isegi ära, võib-olla halvas mõttes tegelikult. Seal ka kõik ületavad teed punase tulega, et siin nüüd ma olen tagasi harjunud jälle ikka Eesti kommetega, et selles mõttes et praegu olen ka uurinud, et kuidas mu endistel lastel ikka läheb, et kõik õpivad ilusti koolis ja ikka uusi on päris palju ka lapsi juurde tulnud, et ma olen neid pilte ka näinud Facebookis, oma projekti neid, et kõik uued lapsed mõtlen, ei teagi enam, et päris neid ikka tuleb ka, ikka 6 tuleb, umbes 10 vist tuleb ülut aga samas osad lähevad ära ka, et see käib kogu aeg nagu ja majade vahetus käib ka, et kui sa lähed sinna 7-aastaselt, siis sa lähed seal San Juanis kõige väiksemas majas ja kui sa juba oled 10 või nii, siis sa vahetadki San Pedro, San Paulo, et kõik tulevad, et see ei ole ainult vanusest ka, et kui et kõik need inimesed, kes seal töötavad, vaatavad, kas sa oled edasi arenenud, kas sa oled valmis maja vahetuseks või ei ole veel, et selles mõttes need kõige suuremad seal, nemad saavad kõigega ise hakkama, et neil ei ole kunagi ka vabatahtlikke, et neil on ainult juhendaja, et pole vaja, et alati nende kõige pisemate juurde saadetakse enne, seal on kõige rohkem tööd. Minul selles mõttes ei olnud eriti, et ma ei pidanud triikima lasteriided, et need, kes San Juanis kõige 7-aastastega töötasid, need ainult triikisidki vabatahtlikud, et minul seda ei olnud, et meil meil ei triikitudki, et nende pisemate omasid just triikiti, et selles nendega oli kõige rohkem väike, need, kes töötasid seal San Juanis kõige noorematega, et neil oli vahepeal olnud, ma olen nii väsinud, aga samas, kui ma nüüd olen nendega suhelnud, kõik igatsevad tagasi, et alles nüüd üks sakslane läks septembris, läks tagasi Saksamaale, ta oli aasta aega olnud seal, et siis tema äraminemine sealt oli vist kindlasti veel suuremate pisaratega kui minu oma, sest aasta aega ikka olla on rohkem kui pool aastat, et enamasti jääd ikkagi 3 kuuks sinna projekti juurde. 3 kuud vist oligi miinimum, mida võeti. 3 kuud. Et enamasti on ka sakslased, nüüd ma tean, et neil on üks Tšehhist, üks vabatahtlik ja üks on Ameerika Ühendriikides, kes teeb filmi selle projekti kohta, et ta läks ka aastaks, et siis loodan, et aasta või nii valmib ka film, et seda tahaksin kindlasti näha ja kui kunagi võimalus tekiks äkki, läheks tagasi, külastaks oma projekti kas või paar päeva, paar nädalat. Et seda teeks, et üks teine vabatahtlik käis meil niimoodi külas, kes oli olnud juba aasta seal, siis tuli sinna tagasi ja siis olid ka sellised emotsioonid, et saab jälle oma lapsi näha, et kõik olid suuremaks kasvanud, mõned ka ära läinud, et kas siis otsus viidi kuhugi teise asutusse üle, et vahel juhtub ka seda, et viiakse siis kuhugi teise üle, et kõik olid poisid selles mõttes, et nüüd nad plaanivad luua taolise projekti, aga kõigile tüdrukutele, et kus see läks siis 72 tüdrukut, et ma ei tea, mis tolle nimeks võib saada, et selles mõttes ka. Ja kindlasti ka seda, et Mehhikos olles see keel tuli ikka, järjest ajaga läks järjest paremaks. Alguses ma ei saanud üldse, ma ei saanud slängist aru, et ma läksin ju sinna ainult baasteadmistega, olin õppinud gümnaasiumis 2 aastat. Ja see tuli ka juurde, see slängi asi, et pärast rääkisin slängi, mis võib-olla ei ole nii hea, aga ikka jääb ju külge, kui oled kogu aeg seal keskkonnas ja lastega rääkides ka. Et selles mõttes väga hea kogemus, et siiamaani, kui suhtlen mehhiklastega ka Skype'is, siis nüüd ei tule enam nii lihtsalt hispaania keelt. Kui ma Eestisse tulin, siis mu viimane lennuk oli Estonian Air ja oleksin võinud juba tere öelda, aga ütlesin hola ja läks juba meelest, et oskan küll eesti keelt. Et selles mõttes ja vahepeal isegi, kui vanematega ma kirjutasin internetidel, siis ei tulnud need sõnad üldse meelde. Neil oli see seebivabrik, mille peal need hipoteraaki tulud siis tulenevad.
ja siis oligi, et üks laps küsis minu käest, et kuidas seep on eesti keeles ja siis ma teadsin, mul tuli see eesti keeles mõte, et see on see kandiline, see on see kandiline. 10 minuti pärast tuli, seep on see sõna. Et selles mõttes ja see, ka seda võib juhtuda, kuigi noh, uskumatu, et nii võib olla tegelikult ka. See vist olekski jah, kõik minu poolt. Kas on küsimusi? Jaa, palun. Lapsed siis nagu tulid sinna kogu aeg juurde ja võisid ära minna. Et meil Eestis on nagu rangelt piiritletud, kui keegi kuskil asenduskodus või kuskil nagu käib. Et kuidas neil oli siis nagu kõik see vaba? Ja no selles mõttes, et saadeti mingi teise asutuse poolt ja noh, mõned lapsed otsustasid, no neid küll ei olnud eriti palju, kes otsustasid ise ära minna, et seal need väravad olid alati lahti, et kui nad tõesti tahtsid oma vanaelu juurde tagasi minna, mis on väga kurb, aga noh, mõnedele ei sobinud see töögraafik, et kui nad tõesti, või noh, see elamisgraafik, et neil oli see väga paika pandud selles mõttes, et pidid käima koolis, kui ei käinud, olid probleemid ja siis tööpäev ka, noh, nad töötasid tunnikese päevas, et noh, seal matšeetidega lõikasid natuke, midagi noh, nii rasket ei olnud, aga noh, kes ei saa, ja siis, kes juba olid 19 ja juba oli selline eluplaan valmis, need kolisidki ära mujale. Et mu projekt aitas veel rahaliselt ka, et noh, et nad saaksid iseseisva elu peale ka, et selles mõttes. Kui teil seal ei olnud, nad ikka elasid ju ka kogu aeg seal. Jah, täpselt muidugi elasid seal ja et see, jah, ma läksin lihtsalt. Jah, toimis ja. Aga see on tõesti huvitav. See on jah teistmoodi, et siin on jah, kui seda küll, jah. Küsin, et mis sa selles mõttes sellest kogemusest kaasa mõtlesid, et kas inspiratsiooni näiteks kodumaal vabatahtliku töötaja? Jaa, ma olen sellele mõelnud, nüüd ei ole küll selleni jõudnud veel, aga see on hea mõte, et jah, võiks isegi uurida rohkem selles mõttes küll, jah. Mis on sinu unistus? Oi, see on väga keeruline, ei olnud sellist küsimust. Unistus, eks neid ole mitmeid, aga leida oma koht siin elus, et kui 10 aasta pärast vaadata oma elu või 20, siis ma ei kahetse midagi, mida ma teinud olen ja veel vähem kahetsen ma seda, mida ma tegemata olen, nii et seda kahetsetakse enamasti kõige rohkem, mida jäetakse tegemata. Olgu need siis lollused või siis targad teod, aga seda kahetsetakse tavaliselt. Jah. Kuidas nad seda tööd tegid või kuidas need vabrikud seal olid? See oli projekti juures ja lapsed aitasid ka näiteks seal seebivabrikus ja juustutehas, aga nemad panid näiteks, noh, nad see... Ma saan aru, et projekti juures, aga neid ju enne töötas, need vabrikud. Jaa, aga need on alati seal juures olnud, kui nad alustasid sellega, siis need lapsed juba ka, see oligi mõeldud lastele see asutus, et see pandi, noh, see seebivabrik ja juustutehas olid sellepärast, et nad saaksid nagu sissetulekut endale, et projekt saaks ennast rahast. Jaa, kogu aeg, ja kogu aeg. Ja kuidas need lapsed siis läksid mingi kindlal ajal sinna tööle? Jaa, see oli täpselt, see projekt oli selline suur maalapsel olid need majad, 6 maja ja seal samas see seebivabrik oli seal täpselt seal samas majade kõrval. Et nad said nagu... Kui keegi näiteks ei läinud tööle? No siis tekkis pahandus, siis tulid, kas juhendaja tuli rääkima või siis noh need... Kui siin majas, et kui sa siia nagu tulid, et siis sa pead ka tööle käima? Jah, see oli nii. See lastega oli ja nad ei saanud niimoodi lihtsalt siin, et mõnedele sellepärast see minu projekt ei meeldinud, et oli teistsuguseid ajutisi Mehhikos, noh pealinnas näiteks, kus mindi, seal vaadati telekat, söödi komme ja nii oligi, et nad ei saanud seda reaalset pilti maailmast, et see oli küll ajutine, kõik ütlesid, no need, kes ei tahtnud seal töötada, et ma igatsen sinna kasva familiasse tagasi, et seal ei pidanud midagi tegema, aga noh, kas päris elu on selline, see on küsimus. Et selles mõttes. Jah. Sa kirjutasid enne, kui sa läksid projekti, et kuivõrd sa pidid nagu ära põhjendama, et sinu jutust on tugev mulje, et ikkagi, et sa said endale palju tugevust ja et kuivõrd sa nagu neid teadmusi rakendanud Eestis või siinkandis ja kuivõrd nagu raske oli seda, kas mingi lõpuaruandlus? Ja lõpuaruandlus oli ka, et alguses oli ikka selline suur patakas fail oli, mõtlesin, et mis ma sinna küll kirjutan. Et ma ju alguses ei teadnud üldse, et kuhu mind suunatakse projekti juures, et seal pidi eelistused panima, siis ma paningi lapsed ja siis hakati otsima koos mu saatva organisatsiooniga ja vastuvõtva organisatsiooniga hakati siis projekti otsima koos, et siis leitigi see variant ja küsiti, et kas mulle see sobib. Et see projekti kirjutamine, mu saatav organisatsioon aitas palju kaasa.
et ma ise kirjutasin selle enda tutvustusprofiili ainult ja siis noh, nemad lisasid kõik selle paberite majandused, ma ise ei oleks sellega hakkama saanud, et see käibki niimoodi, kui minna vabatahtlikuks. Jah. Jah, ma ei tea, sa said kõik vastused või? Kas jah, vaata korraks kas sa küsid üle või vastame ära? Kas nagu selles projektis on nagu eesmärki seda, et see nagu hilisemalt annaks see projekt kogemus Eestis, et see oligi rohkem sinu kogemust? No ei, kindlasti oli see eesmärgiks ka, et ma ei ole veel sellel hetkel mõelnud väga, aga samas jah, noh, kindlasti muidugi oli see eesmärgiks ikkagi ka. Jah, palun. Mul on küll aegu sama, et võib-olla siin ei ole otse nagu küsimus, vaid kommentaar ka, et kuidas see motivatsioon teise riigi sõita natuke tundub aru saada, võiks ju teine riik, teine traditsioon, keele tahad ära õppida. Aga kuidas saaks teha nii, et siia tuleks ja ka inimesed ja aitavad, et miks meie Eesti inimesed sõidavad just ära ja ei aita neid, kes on siin ka, hästi palju, kes vajab sellist. Ja, see on jah, hea küsimus. Et eks ikka... Eestisse ka keegi tuleb, kas meie organisatsioon ka kirjutavad, et vajame abi, et keegi tuleks ka aitaks. Noh, et ma võin öelda, et jah, tõesti see nii käib, et tegelikult ja see käib niimoodi, et kui nii mitu Eesti noort on näiteks Mehhikos käinud, siis nii mitu Mehhiko noort näiteks me saame Eestisse võtta vastu, et see selles mõttes on, et ma seda statistikat ma võin lõuna ajal kontrollin üle, et kui palju on, kuidas see suhe on, kui palju tullakse, aga üldiselt ikkagi ma tean väga paljusid, kes tulevad. Ma ei tea, Taaniel, võib-olla sa oskad ka kommenteerida, et kui palju meil on neid mujalt tulijaid. Üks väga umbes 60-80 parajast kui Eestis. Mis on siis selle sama Euroopa vabatahtliku teenistuse raames? Umbes nii palju neid Eestis. Jah, aitäh. Ja palun. See projekt oli nagu selline, et sul oli hästi palju selliseid lihtsaid. Tegelikult ma saan aru, et sul oli seda vaba aega oli vähem. Kuidas sa ennast ise motiveerisid tegema neid lihtsaid töid, et kuidas sa nagu kas sul oli ka keegi näiteks seesama naisterahvas julgustus motiveerida? Jaa, kindlasti. Sest ma olen ise umbes sama asja läbi teinud ja ma tean, mingi hetk oli see, et ma viskan selle harja nurka ja rohkem. Jah, eks mul oli ka selliseid, et see juhendaja tõesti, ta oli väga vabatahtlik ja sõbralik, et oli ka karmimaid juhendajaid, kes ei vaadanud vabatahtlikku kui inimest, et selles mõttes tema vaatas, ta oli alati, et kas midagi on mureks, et sa oled täna kuidagi nukker, siis ma seletasin ära, et jah, et võib-olla täna ei ole minu päev, et ta ikka aitas väga ja eks teised vabatahtlikud ka kõik, nad olid ju samas olukorras ja selles mõttes sai palju abi. Jah. Nendega oli siis see, et need kõige suuremad lapsed, vanuses seal 17–20, läksid siis hoidma neid pisemaid. Et jah, niimoodi oli, et noh, juhendajad tahtsid ju ka puhata ja alati jäid, 2 juhendajat jäid valves, et nemad pidid projekti juurde jääma. Ja siis need suured hoidsid neid pisemaid ka, et selles mõttes. No nii, kas on veel? Kas eraldi nagu lastega töötamist, mingit ettevalmistust või haridust ja kogemust ei olnudki nagu vaja, et mõned 7-aastased lapsed, et Eestis igal pool bürokraatia nõuab, et sul on nagu vastavad koolitused läbitud või kõik muu, et nagu seal vist ei olnud? Ei olnud ja et seal pidi lihtsalt selle seminari läbi tegema, mis alguses oma riigis alati tehti, et 2 päeva toimus see mul. Ja rohkem ei olnud jah, et pidi olema, minu projekti puhul pidi vähemalt 20 olema vanus. See projekti menetlus või taotluse menetlus on mingi pool aastat umbes? Jah, et see võtab, kui Euroopasse minna, siis võtab vähem aega, aga väljaspoole võtab jah, kõvasti aega. No mina küsin ka sinult, et kui sa nüüd mõtled 10 aastat edasi, et mõtled, et see, et keskkooli lõpetaja ja võimalus minna kõik sinu enda kogemusest,
milline oleks nagu see sinupoolne visioon, et kus me oleme oma noorsootööga, et mis on see ideaal? Et siis me oleme kindlasti kaugemal, ma vähemalt väga loodan, et see on edasi arenenud kõvasti. Ja ma usun, et kindlasti ikka, et 10 aastat, kui võtta nüüd 10 aastat tagasi, siis polnud see ju noorsootöö üldse ka nii arenenud. Et 10 aasta pärast ta peab kindlasti olema rohkem arenenud. Ja neid projekte igasuguseid nii Eestis sees kui need vahetusprojektid välismaale kui siis ka siia. Et neid on ka kindlasti rohkem, ma arvan. Selge, aga aitäh!